Tere tulemast! Selles videos räägime kahest uuest mõistest, järjend ja for tsükkel, mis on omavahel üsnagi tihedalt seotud mõisted ja alustame nendest kõigepealt järjendi mõiste uurimisega. Tegemist on siis sellise uue andmetüübiga, mille sees on meil võimalik mitut elementi korraga meeles hoida, et näiteks siin 3 sõnet, nagu selles näites on näha, et siis kantsulgude vahele ja komaga eraldatult saame siis mitu väärtust niimoodi kirjutada. Varasemalt oleksime tõenäoliselt midagi sellist teinud, et näiteks oleksime kirjutanud 3 eraldi muutujat, et muutuja 1 väärtusega sõna 1, muutuja 2 väärtusega 2, muutuja 3 väärtusega 3, eks ju. Et nüüd, mis on siis erinevused selle vahel, et niimoodi ühte järjendisse kokku panna need väärtused selle asemel, et 3 eraldi muutujat kasutada. Et kui meil on andmeid väga palju, siis võib olla ebaotstarbekas iga eraldi väärtuse kohta eraldi uus muutuja kirja panna, et saame need niimoodi siis ühte kohta kokku võtta kokku ühte liiki andmed. Mis on nende puhul üsna sarnane, on see, et elemendid on edaspidi ka muudetavad, et nagu me tavalistesse muutujatesse võisime näiteks midagi juurde liita, panna sinna üldse uue väärtuse, siis järjendi puhul täpselt sama asi kehtib, et saame selle kohta hiljem mitut näidet veel vaadata. Mis on võib-olla suurem erinevus, on siis see, et elementide kogus on muudetav järjendi puhul. Et muutujate osas me üsnagi fikseerime ära, et mitu erinevat väärtust on, mida me meelde jätame, et me seal eriti otstarbekalt ei saa seda dünaamiliseks teha. Aga järjendi puhul siis võime hetke pärast näha näiteid sellest, et meil on võimalik sinna elemente siis ka hiljem juurde panna, kui meil tarvis on. Ja elementide kogus võib olla iseenesest ka tühi, kui meil on tarvides mõnikord mitte ühtegi elementi meeles hoida. Nüüd järgmisena süveneks natukene järjendite ülesehitusse. Mis on esiteks oluline järjendi osas on see, et elemendid paiknevad seal sees siis kindla järjestusega, mille järgi meil on võimalik need elemente pärast sealt välja lugeda ja tagasi sisse kirjutada. Iga järjendis paikneva elemendi järjekorranumbrit me nimetame edaspidi tema indeksiks. Ja neid loendame me alates arvust 0, et erinevalt kõnekeelest, kus me tõenäoliselt alustaksime loendamist 1 ja siis läheksime edasi, siis indeksite loendamine meil algab 0-st, see tähendab siis, et esimene element meil on just indeksiga 0, teine element on indeksiga 1 ja 3. element on indeksiga 2, et oleme sellega edaspidi siis tähelepanelikud. Ja Python võimaldab meil natukene erilisemal kirjaviisil veel ka tagurpidi paremalt vasakule elemente loendada, kui me alustame -1 sealt paremalt poolt. Teades nüüd seda, et mis on meie elementide indeksid, võime me seda kasutades kirjutada nüüd elementi üle või neid välja lugeda. Et siin selles näites näemegi, et kui meil on järjend nüüd indeksitega 0, 1 ja 2 siin, siis võime printida näiteks välja järjendist selle indeksiga 1 elemendi sellise kirjapildiga, et me paneme järjendi nime lõppu kantsulud ja sinna sisse paneme siis kirja selle indeksi arvu. Et selle järgi meil kuvataks näiteks arv 23,4 praeguses näites välja. Ja kui me tahame mõnele indeksile midagi hoopiski nüüd asemele kirjutada, võime võtta ette selle järjendi nime, panna kantsulgude sisse näiteks 2 ja siis võrdusmärgi operaatoriga saame siis kirjutada siin uue väärtuse 9999 näiteks sisse. Nüüd selles näites vaatasime seda, et mismoodi üks element korraga seda järjendit töödelda. Aga tihtipeale meil võib olla ka olukordi, kus meil on tarvis kõikide järjendi elementidega midagi ette võtta. Ja selle koha pealt tulebki meile appi mõiste for tsükkel, mille näol on tegemist meil uue tsükli liigiga, mis töötab meil natukene teistmoodi kui varasemalt tuttav while tsükkel. Et jätkuvalt on meil tegemist siis võimalusega korduvalt mingit ühte koodijuppi jooksutada, aga erinevalt while tsüklist, kus see toimus mingi tingimuse põhjal, tehakse seda for tsüklis nii, et meil on võimalik otsustada, et mis on see tegevus, mida meil iga elemendi kohta sooritatakse. Ehk siis me töötleme korraga mingit andmekogumit, kus me tahaksime iga elemendiga midagi teha, milleks võikski olla siis näiteks see sama järjend, mida me just õppisimegi. Et siis näitena võime ette kujutada midagi sellist, et näiteks meil võib olla ülesanne kõik järjendis olevad sõnad muuta suuretäheliseks ja siis ekraanile kuvada, et just see võiks olla for tsüklile üks võimalik rakendus. Ja for tsükkel on võimalik ka mitmeid erinevaid selliseid andmekogumeid veel läbima, et võime siin välja tuua näiteks selle, et on võimalik sõne läbi käia for tsükliga üks sümbol korraga või siis mingit arvude vahemikku käia läbi, mida me hetke pärast lähemalt vaatame funktsiooni range abil ning samuti on võimalik meil faili üks rida korraga läbi käia, et jõuame koodinäiteid nende kõigi 3 kohta veel hiljem vaadata samuti. Aga alustame kõigepealt ühe näitega siis for tsükliga
järjendi läbimisest. Et samamoodi nagu while-tsükligi puhul alustame me kõigepealt tsükli päise kirja panemisega, aga meil see info on siin natukene teine, eks, et me while-tsükli puhul panime siia mingi tingimuse kirja, for-tsükli puhul me paneme hoopis kirja siis, et mis on see andmekogum, mida me tahame nüüd tsükliga hakata järjest töötama. Et praegusel juhul siis siin in märksõna järel saame kirja panna just selle järjendi siis meie praegu läbitavaks andmekogumiks näiteks. Ja for märksõna järele me saame kirjutada ühe uue muute nime, praeguses näites nimega element, mida me nimetame nüüd tsükli muuteks, et kuidas see täpselt töötab, uurime siis koos juba hetke pärast. Ja samamoodi nagu while-tsükligi puhul me paneme päise järele kirja tsükli keha selliselt taandega. Ja kui me nüüd tervikuna sellele koodipele peale vaatame, siis võime seda tõlgendada nii, et see taandega tsükli kehaosa esiteks siis täidetakse ühe korra meil iga tsükli päises määratud andmekogumi elemendi kohta. Ja samamoodi nagu tõesti while-tsükligi puhul me nimetame nüüd iga sellist täitmiskorda üheks tsükli sammuks. Me võime seda ette kujutada siis nii, et igas tsükli sammus meil kopeeritakse sinna tsükli muutesse üks järgnev andmekogumi element, et siis alguses on seal element 1, siis on element 2, siis on element 3 selle praeguse näite põhjal. Et seega võime siis selle tsükli kehaga ära määrata, et mis on see tegevus, mida me iga selle andmekogumi elemendiga sooritada soovime. Et siis praeguses näites võime seda ette kujutada nii, et igas tsükli sammus meil tsükli muutesse element kirjutatakse üks nendest järjendi sõnedest ja siis iga sammu sees meil muudetakse üks sõne siis suuretäheliseks ja kuvatakse meile ekraanile praegu. Nüüd vaataks nende mõistete kohta ka mõned koodinäited siin koos läbi. Et alustame siit esiteks ühe järjendiga, kus meil on sarnased sõned sees, nagu me slaidide peal juba nägime, ja proovime siis läbi vaadata, et esiteks, mismoodi me indeksi järgi saame siit neid elemente välja võtta. Et indeksi 2 kohta võime näha siis näiteks seda, et tõepoolest me nullist siit hakkame loendama nii, et meil on 0, 1, 1, 2 ja 2 sõnaga 3, eks, et siis see sõna 3 meil praegu indeksil 2 niimoodi välja tuleb. Võime näha ka seda, et me võime tagurpidi neid indekseid loendada, nagu slaidiltki nägime, et -1, -2, -3 võtab meil siit selle 1 siit välja. Ja võime näha seda ka, et indeksiga me võime sinna väärtusest ka tagasi sisse kirjutada, et kui me võtame selle järjendi praegu ette ja kirjutame indeksile 2 nüüd uue elemendi asemele, siis näeme kohe jooksvalt seda siin muutujate vaates uuenemas, et siia siis see 3 nüüd tuleb asemele. Ja samuti võime siis siit tagurpidiseid indekseid kasutada, et -1 paneme hüüumärgi lõppu, näeme, et see 3 veel saab endale siia hüüumärgi. Ja need muutused kõik siis kajastuvad meil hiljem, kui me seda järjendit läbime. Aga tõesti siit siis oluline rõhutada praegu seda, et me alustame loendamisteks ju nullist, et kui me tahame ette võtta endale elemendi indeksilt 2, siis me saame endale just selle 3. elemendiks, et siis on need ühe võrra siin nihkes, et ärme siis kogemata kasuta seda indeksit niimoodi kõnekeelelise loendamisena, et siis ei hakkaks kogemata 3. indeksist 3. elementi välja lugema, et niimoodi paraku saame siin vea teate, et ta on proovinud kuskilt väljaspool seda järjendit midagi lugeda. Nüüd järgmisena vaatame üle ka mõned järjendoperatsioonid, et alustame jälle selle sama järjendiga ja vaatame esiteks append meetodit, et nagu slaididel juba lubatud sai, siis järjendi elementide kogus meil võib muutuda ja selle jaoks, et elemente siia juurde lisada just see append meetod meil on, et näeme, et anname siia näiteks ühe uue 4 sõne appendi parameetriks ja peale seda võime kohe näha, et järjend siia jooksvalt saab endale ühe elemendi juurde, et kui me soovime neid elemente siia lisada, siis teame, et just seda kasutada. In-märksõnaga on see, et me võime leida vastuse küsimusele, et kas meil mingi element nüüd sisaldub selle järjendi sees või mitte. Et näiteks siis 4 in järjend praegu arvutab meile siis välja, et kas see 4 kuskil siin järjendi sees olemas on. Ja kui ta selle leiab, siis annab meile tõese tulemuse, mille järgi võime siis juba otsustada oma programmil lasta midagi teha või mitte teha. Et näiteks praegu siis lihtsalt kuvad, et element 4 on olemas praeguse näite põhjal. Len funktsiooni abil me saame leida, et kui palju seal elemente meil sees on. Et siis ütleb see meile praegusel juhul, et 4 elementi on siin järjendi sees. Et siis võime seda kasutada, kui tahame teada, et kui palju elemente meil parasjagu järjendis on. Nüüd järgmisena võtaks ette ka ühe for-tsükli näite, kus me proovime läbi kõik järjendi elemendid
proovime nad muuta suuretäheliseks ja ekraanile kuvada. Ja siin praegu idee on siis see, et anname for tsüklile eesmärgiks kõik need elemendid läbi käia, mille kohta võime ette kujutada siis nüüd sellist läbimise mustrit, et meil hakatakse ühekaupa siia element muutesse neid väärtuseid tõstma, et alguses esimeses sammus tõstetakse siia see element 1 automaatselt, eks me ei pea seda ise üldse tegema, ja saame siis otsustada, mida sellega näiteks teha, et muudetakse tema suuretäheliseks, näeme ühte ekraanile kuvatamas, siis järgmisena automaatselt tsükli muutesse tõstetakse järgmine element, ehk siis element 2, saame temaga samasuguse tegevuse teha, järgmisena element 3, täpselt samamoodi, eks, et siis see tsükkel oskab automaatselt sellesse tsükli muutesse neid järjest siis ette võtta ja igaühega nendest tehakse see suureks muutmise ja kuvamise tegevus läbi. Ja sarnast mustrit võime näha siin sõne sümbolhaaval läbimisega samuti, et oskab tema siis ette võtta siin üks sümbol korraga seda, et siis kõigepealt on tsükli muutujas A, kuvatakse ekraanile siis B, kuvatakse ekraanile nii edasi, siis kuni meil kõik need elemendid on töödeldud. Et siis üsnaga automaatselt oskab ta meile järjest neid elemente siin töötluseks tsükli sammu ette anda. Nüüd millega peame ainult ettevaatlikud olema, on see, et see tsükli muutuja siin ei anna meile mitte otseteed sellesse järjendisse, vaid ta pigem on koopia meil sellest elemendist. Et kui me paneme tööle praegu sellise näite, kus me igas sammus tsükli muutujasse kirjutame tema suuretähelise vaste, siis teda kuvades näeme, et nad on suuretähelised siin küll, aga see siia järjendisse ei muuta, et olemegi siis ettevaatlikud sellega, et me tsükli muutuja kaudu tegelikult järjendit ennast muuta ei saa kahjuks. Nüüd järgmisena prooviks enda elu natuke lihtsamaks teha sellistes olukordades, kui me tahame mingeid arvujärjendeid kirja panna. Et alustame sellise näitega, kus meil on siin arvud 1, 2, 3 ja 4 järjendi sees ja võtame enda eesmärgiks siis tsükliga need järjest siin kokku liita ühe summa sisse. Et siis 1 + 2 + 3 + 4 võiks näiteks 10 praegu siia anda. Et kui siin on selline väike järjend, siis on küllaltki mugav seda siin käsitsi kirja panna. Aga mis siis, kui meil on näiteks tarvis 1 miljonini kõik elemendid kirja panna? Et siis ilmselt läheks väga tülikaks neid käsitsi siia järjest kirja pannaks. Et siis sellistes olukordades me võime kasutusele võtta nüüd range nimelise funktsiooni. Ja tema idee on nüüd siis see, et ühekaupa nende elementide väljakirjutamise asemel me võime siia vahemiku kirja panna. Siis praeguses näites esimeseks parameetriks me võime kirjutada arvu 1, mis on selle arvuvahemiku algus, ja 5, mis on selle arvuvahemiku lõpp, kusjuures ta ise on siit välja arvatud, et siis 1-5 vahemik sisaldab 1, 2, 3 ja 4 praegu. Et kui me proovime nüüd summat leida siin selle järjendi põhjal ja proovime summat leida selle range'i põhjal, siis näeme, et mõlemad oskavad ilusasti täpselt sama 10 ja tulemuseks saada, kui me tsükliga arvud läbi käime, mis sinna andmistikku kuuluvad ja nad ühte kohta kokku liidame. Ja siin viimasel real võime näha ka seda, et meil on range'i võimalik üsnagi hõlpsasti teisendada järjendi kujule ka, et kui me anname ühe range'i siia list funktsiooni parameetriks, siis näemegi, et saame ühe järjendi, mis sisaldab meil 1, 2, 3 ja 4. Ja võime siin järgmises koodi näites vaadata veel ka paari range funktsiooni kasutusviisi, et näiteks kui me ainult ühe parameetriga range'i kirjutame, siis töötab ta nii, et hakkab vaikimisi nullist pihta ja läheb siis edasi kuni selle parameetrini ja parameeter ise jälle välja arvatud, et see kõige ülemine range siis annab meile 0, 1 ja 2, näeme siit. Kui me kirjutame 2 parameetriga, juhtub see, nagu me eelmises näites juba nägime, et vahemik 1-4 näiteks siis läheb meil 1 kuni 3 reaalsuses, 4 välja arvatud. Ja veel kõige keerukam variant, me võime kirjutada siia 3 parameetrit, millest esimesed 2 siis annavad selle vahemiku algus ja lõpu ja viimane määrab ära, et mis on see samm. Et siis alustatakse 1 näiteks siin ja minnakse edasi järjest 3 võrra, et siis 4 ja siis juba 7 ja kuna järgmine oleks 10, siis see siin vahemiku lõpuna on välja arvatud. Nüüd enne slaidil sai mainitud, et for tsükliga on võimalik ka faile läbi käia ridahaaval. Vaatame selle kohta ühe väikse näite kohe läbi ka siin koos praegu. Et arvestame näiteks seda, et meil võiks olla siin koodifailiga samas kaustas olemas sõnad.txt fail, millel on 4 rida selliste loomanimedega. Et siis kui me tahame selle faili nüüd avada for tsükliga läbimiseks, siis peame open funktsiooniga seda tegema, et anname sellele parameetriks siia sõnad.txt
Ja mida see ümbritsev osa siin tähendab, seda õpime ülejärgmisel nädalal lähemalt, et praegu lihtsalt arvestame siis, et selles fail muutes meil on nüüd faili sisu olemas, kui me sellist rida siia kirja paneme. Ja võime siin for tsüklis näha siis seda, et meil hakkab see tsükkel siis rida haaval seda faili sisse lugema, et näeme, et esiteks meil on see karu sisaldav rida siin olemas. Ja siin saame ka eelmisest nädalast nüüd rakendada strip meetodit, et kuna see karu sõne siin sisaldab praegu ühte üleliigset reavahetust, mis meil tegelikult siin sõne sees võib-olla tarvis pole, siis strip funktsiooniga saamegi selle siit lõpust ära võtta, et seda nüüd ekraanil ilusasti kuvada. Ja võimegi siit näha siis seda, et järjest igas tsükli sammus võetakse üks järgnev faili rida meile siin ette, et võime nüüd siis siin kasutada tsükli muutuje kaudu juba täiesti tavaliste sõnedena. Ja siis veel, mis on hea tavafailide puhul, on ka see, et peale kasutamist nad kinni panna, et siis kasutame siin seda close meetodit veel lõpus ka. Selliselt siis näemegi, et on võimalik meil for tsüklikaga faile läbi käia. Nüüd prooviks eelnevate näidet töövõtted kokku kombineerida ja nende abiga ühe natuke suurema ülesande siin ka koos lahendada. Antud on meile siis selline töökava praegu, et esiteks on meil üks järjend, mis sisaldab meil suurusjärjekorras mõnda loomaliiki. Näemegi siin siis karu, rebast, siili ja sipelgat näiteks ja ülesandeks on öeldud, et me tahaks ekraanile nad kõik koos kuvada järjekorranumbriga, et mitmendal positsioonil nad siis suuruse poolest siin on. Ja esimene küsimus, mida isendalt küsida oleks siis see, et kas oleks mõistlikum nüüd tsükliga läbi käia neid loomanimesid või oleks mõistlikum läbi käia komplekti nendest järjekorranumbritest või indeksitest. Ja võiksime siin järeldusele jõuda, et niipidi on palju lihtsam loomanime leida, et meil on enne indeks olemas, vastupidisega võrreldes, et võiksimegi selle tsükli endale kirja panna siis kõigepealt selle ideega, et me tahaks läbi käia siis vahemiku arvudest siin, mis need indeksid läbi käiks. Et siis esimese mõttena võime siia sisse kirjutada näiteks 0 ja 4 niimoodi käsitsi, et 0-st kuni 3-ni kõik läbi käia, aga võime olla ka pisut kavalamad ja lasta arvutil selle endal välja arvutada, et mis see vahemiku lõpp peaks olema nii, et kasutame seda just hetk tagasi vaadatud lend-funktsiooni, et leida siis, et kui palju siin elemente on, selle arvu järgi saame selle vahemiku lõppu siit välja leida, et niimoodi siis saame kõik need indeksid läbi käia, mis meil siin selles järjendis olemas on. Ja nüüd seda indeksit teades me tahaksime siis kahte asja nüüd välja uurida. Esiteks me tahaksime siis leida, et mis on selle indeksi taga olev loom just. Et siis kui me järjest neid indeksid läbi käime siit 0-st 3-ni, siis võtame siin igas sammus siis praegu selle indeksile vastava looma ette. Siis teisena me tahaksime teada, et mis on selle praeguse looma järjekorra number. See tuleb siis üsna sirgjooneliselt indeksiga nii, et liidame siia ühe otseks, et nad ühe võrra on siin nihkas, nagu enne ka nägime. Ja selle põhjal võimegi juba kokku panna siis selle, et siis võtame järjekorra numbri, eraldame ta siit miinusmärgiga, paneme lõppu loomanime ja seda niimoodi kirja pannes siis näemegi, et meil on kenasti see järjekorranumber igale loomale nüüd ette pandud. Ja veel viimane küsimus oli see, et kuidas need järjekorranumbrid lisada siia järjendisse tagasi. Võime selle ka üle vaadata, et peaksime siis sel juhul ette võtma selle loomade järjendi niimoodi, et kirjutame siis igale vastavale indeksile tagasi, mida me siit enne ekraanile kuvasime, tahame siis järjekorranumbri, miinusmärgi ja loomasid kokku panna ja kirjutada sinna indeksile, kus me ta enne võtsime, et siis teisendame selle järjekorranumbri siin sõnekujule, paneme mõned tühikud siia ja liidame looma nime lõppu samuti. Ja siis võime kirja panna siia lõppu selle, et prindime need loomad korra välja ja tõdeda, et tõepoolest saime siis need järjekorranumbrid siia ilusasti tagasi kirjutada samuti. Võtame viimasena siin videos ette ka ühe nuputamisülesande, mida käivitades siin näeme, et saame ühe punase veateate siia. Et võitegi võtta siis paar minutit, et see ülesanne läbi lugeda, võite seni siis video pausile panna, proovida helile jõuda, et mis siin täpselt siis valesti läks. Ja siis hetke pärast vaatame koos sellele lahendusele peale. Ja otsimegi need veakohad siis nüüd ülesse. Et see esimene tuleb siit üsna sirgjooneliselt, et siin lõpus on need 3. meeldetuletus on ja see on võetud siis indeksilt 3. Et tuletame siit siis meelde, et meil loendamine algab 0-st järjendite puhul, et me peame seega 8 kirjutama, et see 3. element kätte saada. Ja teine murekoht oli siin siis sellega, et kui me meeldetuletustele siis neid hüüumärke juurde lisame, et miks see ei ilmu sinna järjendisse, et siin saame meelde tuletada selle idee siis, et meil tsükli muutujate kaudu ei ole võimalik seda järjendit muuta, et me küll sellele tsükli muutujale endale paneme hüüumärgi lõppu, aga see siis ei levi meil siit tsüklist välja ja seetõttu meil see järjend ise neid hüüumärke pärast samuti enam ei sisalda. Boonusküsimus siis oli, et kuidas seda nüüd lahendada, et siis mitte meeldetuletuse tsükli muutujale seda hüüumärki panna, vaid hoopis see järjendisse kirjutada. Ja läheneda saaksime sellele nii, nagu varasemalt selles looma ülesandes, eks, et me siis võiksime hoopiski läbi käia
kõik indeksid, mis sellel järjendil on, võtame sellelt indeksilt meeldetuletuse välja ja me mitte nüüd ei pane meeldetuletuse lõppu seda hüüumärki, vaid me paneme sellele indeksil olevale tegevusele hoopiski hüüumärgi siis otsa, et nüüd siis tööle pannes ilmuksid meil just järjendi sees nad kõik juba hüüumärkidega ja sellega võimegi siis tänasele videole joone alla tõmmata. Kohtume juba järgmisel nädalal järgmises videos.